tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas PaintNetis joonistada. Otsin selle programmi siis oma arvutist üles, klõpsasin selle luubimärgi peal ja nüüd vaatan just nimelt PaintNeti. Ja kui ma olen selle lahti teinud, siis siin keskel on mul joonistamisala, siin vasakul on tööriistad, siis on värvid, siis on ajalugu, siin on näha kõik, mis ma olen kasutanud ja siis on kihid. Aga meie vaatame täna siis põhiliselt sellist joonistamise asja ja siin on siis näha, et mul on pintsel valitud, nii et kui ma praegu siis mingi joone tõmbaks, siis ta teeb mul vastavat värvi joone. Kui ma tahaksin, et see joon oleks laiem, siis siin üleval on võimalus mul siis valida ka joone laiust, nii et ma võin teha ka väga laia mingisuguse osa. Ja siit alt saan ma valida siis värve ja nagu näete, värve on hästi palju, sest mul on selline tore värviketas ja nüüd näiteks teen rohelise. Ja kui ma nüüd klõpsan selle moori peal, siis mul siit avanevad veel võimalused, et näiteks ma võin siit neid värve sättida vastavalt siis, kui ma liigutan siin neid erinevaid hoovakesi, panna tumedamaks, heledamaks, kuidas ma parasjagu tahan ja samamoodi ka läbipaistvust, et see alfa siin, see opacity, kui ma siit valin näiteks sellise, siis kui ma nüüd teen, siis mul tekib hoopis selline läbipaistev värv. Nii et värvide valimise võimalused on siin hästi suured siis selle mooral. Ja kui ma siis tahaksin kasutada siit teisi tööriistu, siis kustukummiga olge ettevaatlikud. Kui ma võtan praegu kustukummi, siis te näete, et kustukumm teeb mulle hoopis sellise asja, et ta kustutab nagu paberi ka ära. Nii et kasutage siis pigem selle asemel, ma võtan uuesti pintsli ja valge värvi. Ja nüüd, kui ma siis võtan valge värviga, siis ma nagu kustutan, siis saan sama värvi asemele. Kui ma tahaksin aga samasugust värvi, nagu mul enne oli, näiteks see roheline, mul on väga keeruline seda siit leida, siis siin on olemas ka värvivalija, nii et ma valin selle värvivalija ja kui ma nüüd klõpsan selle rohelise peale ja uuesti pintsli peale, siis mul on samasugune värv. Ja samuti töötab selles programmis ka selline asi nagu värviämber, et kui mul on mingi piiratud ala, valime värviämbri, võtame siit näiteks punase värvi ja klõpsame selle osa peal, siis ma saan seda ka niimoodi sellisel viisil värvida. Ja siin on veel terve hulk erinevaid tööriistu, aga joonistamiseks ma arvan, et sellest täiesti piisab. Nii et uue paberi võtmiseks ma klõpsan siia New, pakub mulle suuruse, ma panen OK ja no näiteks kui ma tahaksin nüüd mingisuguse maastiku või midagi joonistada, et no et võtame näiteks siis sinise värvi, teen siia kõigepealt piiri, värvin ära selle taeva, nüüd valime mingi rohelise värvi, värvime alt ära, nii, sinine värv tuleb nüüd me peame vahepeal valima mõne muu tööriista, siis me saame selle sinise värvi siia tagasi üles ilusti. Nii. Ja nüüd mul siis ma valin jälle pintsli ja võin siis siia ükskõik mida siis joonistama hakata, puid ja maju ja kõike muud, nii et tuleb katsetada. Kui mul on pilt valmis, siis salvestamiseks võtan ma fail ja salvesta. Nüüd aga olge ettevaatlikud, et kui ma panen talle siis nimeks näiteks siis Ingriti pilt, siis kui ma salvestan ta nüüd siis selle PDN formaadis, siis see tähendab seda, et teda salvestatakse selles formaadis, et ma hiljem saan sama programmi ka avada. Aga meil oleks kõige targem salvestada ta siis kas JPG või PNG. Ma valin praegu JPG ja panen ta näiteks oma töölauale save. Nii et nüüd ta ütleb mulle, et kas see kvaliteet võiks olla selline, siis JPG-l saab kvaliteeti määrata, ma võin panna, et see on 100%, aga kui te vaatate, ega suurt vahet ju näha ei ole, et silmaga ei erista, et kui ma nüüd lähen siia 0 peale, siis on küll kummaline pilt. Aga kui ta on selline 90, siis ta teeb mu faili natukene väiksemaks, aga pildi kvaliteediga ei juhtu midagi ja vajutan OK. Ja ongi mul pilt salvestatud. Nii et proovige PaintNetiga midagi joonistada.